No tervitus taas, et hakkan siis uut osa jälle filmima teile üles, et vahepeal on siis jõudnud kohale ka teine seljatoe paneel, et sõber tõi selle ära, vaatan, kisun ta siit autost välja, võtan ta killest välja ja vaatan, kuidas siis see tükk paika sobib, kuna see tükk läheb veel täpsemalt sinna kahe ehk siis seljatoe raami ja siis selle mööbli vahele ja on õhkõrn kartus, et see ei pruugi mahtuda sinna vahele, sest et originaalis, mis siin see kangas peal oli oluliselt õhemast materjalist. Aga vaatan, võtan ta pakendist välja ja proovin sobitama hakata. Ja nii, tegelikult istus väga hästi see siia, et paigas ta on. Istub ja fitib siit ilusti, et arvasin, et see vahe on isegi tuugam siit, aga on üpris okeilt ja kõik ääred istuvad, et ma veel mõtlen, kas ma siin, kuna tal siit jooksevad need talad, kas ma puurin siit tal ühe kruvi sisse ja tuleb siia samamoodi nööp peale või siis mitte, et ta vähekene niimoodi loksub. Et see pool jäi siia vahele suhteliselt tuugalt. Et jah, mõtlen selle peale, võib-olla proovin peale esimest sõitu, kui hullult see nagiseb. Iseenesest ta siit ära tulla ei saa, sest et ta istub siia niimoodi tõstes selle metallkarkassi peale ja siit välja tõmmata ei saa. Lisaks tal on selle koha peal see turvavööpunkt, kinnituspunkt. Ehk siis see võtab ka teda natukene sealt stabiilsemaks, et ta ei väriseks nii palju. Lisaks see takistab sellest, et ta mis iganel juhtumil ta võiks sealt ära tulla. Et pigem ma arvan, et ta ei saa sealt ära tulla. Vot, aga krutin veel turvavööd ka külge. Ja siis mul on tegelikkuses jäänud veel see üks detail, mida ma eelmises videos näitasin, mis läheb siis sinna ette turvavöö juurde. Et selle ma saan ka veel ära panna. Ja siis jään jälle ootama järgmisi detaile. Et täna on nüüd teisipäev. Et arvasid, et äkki selle nädala jooksul saavad teha need teised osad ka ära, et siis saaks istmed ka sisse panna ja siis on ainult uued rehvid alla ja saab juba minna ülevaatusele. Ja kui on ülevaatus ka olemas, siis ma arvan, üpris varsti lähme teeme esimese katsetussõidu, et proovin veel ennem seda, kui me välja kuhugile sõidule lähme, siis ma proovin kindlasti ära, kas kõik veeasjad toimivad, kas veepoiler toimib ja nii edasi, et seda asema pole veel proovinud ja sealt võib tegelikult veel üllatusi tulla. Sest et ma ei tea, kui tühjaks eelmine omanik selle auto lasi väidetavalt. Tema ütles, et temal ei ole ükski aasta see katki külmunud, kui ta on lasknud veed välja. Aga ta vist otseselt kuskil mingisuguse pumba või õhuga seda trassi tühjaks ei last, nii et siit võib veel üllatusi tulla. Aga eks see selgub siis, kui me selle ära katsetame, et kindlasti ma näitan ja edastan teile seda infot ka. Aga selge, ma hakkan siit neid turvavööd paika panema ja vaatan, äkki jõuan ka ette selle pehmenduse ära panna turvavöö juurde. Sain siis need turvavööd kah siia paika. Et seda poolt peab vähekene illustreerima, sest et seal sai seda tükki tehes sai siis liiga suur ava lahti lõigatud, et seda peab mõtlema siis sõbraga koos, mis teha saab, aga siit poolt jäi ju iseenesest väga okeilt hoidma. Aga mis on huvitav, proovisin siis neid turvavööd ka, siin jookseb nagu turvavöö ilusti, kuna see keel on siin pool ja kui sa paned siia kinni enne vastusesse, siis ei ole midagi, aga sellel poolel on see keel täpselt teisel pool. Justkui nagu oleks
teise poole turvavöö, ma isegi ei kujuta ette. Et see keel jääb teisele poole ja kui sa nüüd hakkad teda siia vastusesse panema, siis teeb ta nii-öelda selle keeru sisse turvavööle, mis ei ole nagu kõige parem variant, aga ma proovisin, ma võtsin sealt alt lahti ja proovisin seda keerata, igatepidi ei saa, et see keel oleks, või see nii-öelda, mis läheb sinna pesasse sisse, siis see turvavöö naga, siis see oleks justkui nagu tehase poolt juba paigaldatud turvavöö külge teisipidi. Ja seda keelt sealt küljest, turvavöö küljest nii-öelda teistpidi keerata ei ole võimalik, sest et turvavöö otsad on siis nii-öelda topelttõmblusega tagasi tehtud, ehk siis ta ei tule sealt läbi. Võib-olla tõesti selle rulli poole pealt tuleks läbi, ma ei ole seda rulli lahti keeranud, ma võib-olla vähekene vaatan YouTube'ist videoid, et mis tehnoloogia sellel rullil on, sest et turvavöö on siuke asi, mida ma väga hea meelega ise nagu ei lammutaks, kui mine tea, mis mehaanika seal sees on, kuna seal on ju need häkkpidurduse jaoks on need lukustid ja asjad, et turvavöö lukku ennast tõmbaks. Ja kui ma seal ise hakkab midagi käkerdama ja mõtlema, siis ei ole, ma arvan, turvavöö jah, siuke asi, millega nagu ise tegeleda, et see on ikkagi ohutuse eesmärgil ta siin on, et ja kuna lapsed veel taga ka istuvad, siis ma pigem ei hakka seda näppima, pigem olgu see üks keerd kerge sees, kui see, et pärast see turvavöö võib-olla üldse ei tööta nii, nagu ta peab. Et vaatab, võib-olla laseb kunagi spetsialistidel selle asja õigeks teha. Aga ma isiklikult arvan jah, et millegipärast, et äkki see on olnud kunagi nii, et kuigi ma ei tea, siia jällegi ei mahu, aga kui nii võtta, et kui see sama vöö oleks siin kõrval, siis ta oleks nagu see keel õiget pidi. Et nagu ma võib-olla kõige esimeses videos kunagi rääkisin, siis enamasti tegelikult nendel vanematel matkaautodel ongi, et on siin taga on 2 turvavööd 3 punktiga, et kas see on nüüd kunagi kellegi poolt ümber ehitatud, vot ei oskagi öelda. Aga nii ta hetkel on igal juhul. Ja vaatan, proovin, sobitan nüüd seda ette ka seda ühte detaili, et kas õnnestub mul sinna paika panna või mitte. Hopsti, on see tükk ka paigas. Siin ilusti. Siia jäi küll vähekene rohkem seda näha, nii-öelda lohu kohta, aga ma arvan, et pole hullu. Kui nüüd saab need nahast nööbid ka sinna peale, siis ma usun, et see nööp teeb ta nagu ilusaks selle koha pealt. Vot, aga hetkel ma näitan teile siis, kui valgus ka põleb, et siukene me sisu siin pimedas õhtul välja näeb. Et tundub üpriski vinge, ma arvan. Et täitsa muhe. Aga võt, nüüd mul jälle midagi teha ei ole. Ootan, millal siis sõber saab teised detailid ka valmis. Ja siis hakkame neid teiega koos paika panema. Ja nii on. Kuna vahepeal ei ole siis pehme mööbli osasi teisi jõudnud, et nendega läheb aega, siis mõtlesin, et hakkan neid nööpe panema. Et need nööbid on küll siit tagant siukse konksuga ja kui see konks on, siis ta siia tegelikult väga hästi ei istu. Aga mu mõte oli, et ma lõikan selle konksu siit tagant ära ja panen siis törtsukene silikonliimi siia selle nööbi metalli osale ja usun, et siis jääb ta sellele kruvi külge siia kinni küll, et väga meeletult ei hakka liimi panema, et juhul kui kunagi on vaja see siit ära võtta või mis iganes osasi siit ära võtta, siis on võimalik ta sealt veel kätte saada. Vot, aga proovin, nikerdan neid paika ja siis vaatame, kuidas see lõpptulemus jääb. No nii, sain need ilusti nööbid paika. Näitan teistpidi ka. Et nii nad siia jäid.
üleval on samamoodi nüüd ilusti paika pandud. Ja taga sellel seinal siis samuti on need nööbid ilusti peale liimitud. Et ülimalt lihtne oli, lõikasin need konksud tagant ära ja kasutasin endiselt siis sellist liimi. Et ei ole sponsoreeritud kuidagimoodi, vaid lihtsalt tegu on tõesti ülimalt vägeva tootega. Et mis selle toote just minu jaoks teeb nagu eriliseks ongi see, et ta on natukene tummisem mass, kui on tavaline silikon. Ehk siis teda on ülimalt hea panna sükse nii-öelda kihina, just eriti kui neid väikseid nööpe panin, et panin kruvikeerajaga natukene törts peale ja ta on ülihea nakkuvusega. Et ta küll ei jää niimoodi nakkuma nagu mingi superliim, et see enam lahti ei saa, ta on ikkagi nagu silikoni mass. Aga samas panete siia plaks paika ära ja ta ei veni sealt nii-öelda maha või et jääb suht hästi kohe nii-öelda nakkub sinna pinnaga kinni ja kui ta nüüd ära kivistub, siis jääb ta kenasti hoidma, et sellest ma ei kahtle, kuna Raadio selle sahtli või siis selle siini ma liimisin just selle sama liimiga kinni. Vot, et ei ole sponsoreeritud selle tootja poolt see värk, aga lihtsalt ütlen teile kui lihtsalt kasutajana, et kui teil on vaja mingit siukseid asju liimida, mis peaks hakkama kohe nakkuma, siis kindlasti ma soovitan seda liimi. Vot, aga nüüd korra mõtlesin, et kuna ma üks õhtu siin nikerdasin, nimelt ma panin vee sisse, aga mingil põhjusel ei ole mul väga survet, et praegu on vesi alla vajunud. Nüüd on kaks varianti. Ühena arvati siis seda, et proovi loksutasin sopaagi sees siis seda pumpa, et äkki on mingisugune õhumull. Ja teine variant on see, et üks pakkus, et äkki on siis kuskil boileri juures leke. Kumbki variantidest ei ole välistatud, sest et ei ole selle autoga kordagi enne vett kasutanud. Ehk siis vaatan, kisun siit sellest tagant kapist välja selle kola. Siis ma saan boilerile ligi, et ma näen, kas sealt ümber kuskilt kapi põhi on märg. Kui ei ole, võtan selle pumba, proovin seda pumpa loksutada. Ja kui see ka ei aita, siis kolmas variant on lihtsalt minna ja osta uus pump. Et õnneks need pumbad ei ole väga kallid nendel autodel ka, et siuke 40–70 eurot olenevalt pumbast siis saab juba kätte, et proovib seda asja, sest et vesi võiks toimida. Et proovisin boiler iseenesest eelmine kord ära, keerasin tal nii-öelda selle maksimumkuumuse peale, ma arvan 15 minutit ja juba tegelikult kraanist jooksis juba sooja vett. Ja midagi ma pean välja mõtlema veel selle kraanikausiga, ilmselt ma pean siit alt selle loputuskasti või selle haisuluku osa või lahti kiskuma, sest vesi siit väga kergelt alla ei taha minna. Kuigi kui ma sealt kappi vaatasin, siis ma väga mingi haisuluku moodi asja ei näinud, aga ma arvan, kui ma selle sõela või mis iganes see siin peal on, et kui ma juba selle lahti kisun ja vaatan, võib-olla on siis see torustik mingisugust sodi täis, et ega siin ju sai lihvitud ja möllatud ja ega ei ole välistatud, et ka mõni võib-olla väiksem kruvi on sealt sisse läinud. Et proovin selle asja ka jonksu saada veel. Aga vaatan, proovin seda vee asja teha. Ja kui ma saan targemaks midagi, siis proovin teiega ikka endiselt seda infot jagada. Ma ei tea, et vanasti ma tegin, kui ma hakkasin neid videoid tegema, siis ma tegin hästi palju timelapse, et te võite siia alla kommentaariumisse kirjutada, et kas need endised videod, kus nii-öelda timelapsid olid ka taustaks, kus siis toimetamine käis, kas seda oli põnevam jälgida või pigem mitte. Pakub teile rohkem huvi see, kui ma mingit asju räägin, kuidas ma tegema hakkan ja kui on tehtud, siis näitan lihtsalt, et jääb see vahepealne jonksutamine nii-öelda selle timelapsiga ära. Aga jah, võite rahulikult kommenteerida siia alla,
mis pidi oleks teil neid videoid põnevam vaadata. Oota, aga ma siit toimetan ja siis näitan teile pärast või räägin, mis ma ise targemaks sain. Vahepeal siis nii palju, et lasin uuesti paagi väidast ilusti mõlemad pooled täis ja surve paremaks ei lähe, aga ma ei tea, ega võib-olla ta ei peagi väga palju suurem olema, kuigi eeldaks, et veidikene suurem, mis see surve peaks olema, sest et ega duširuumis oli suhteliselt sama surve. Et ma ei tea, võib-olla maad kaotades peabki olema nii, aga mis vahepeal siis vaatasin, et nüüd mul on toide vahepeal tagant ära vist kadunud, aga võib-olla on ka viga selles, et äkki pump või see aku, salongi aku on nõrk. Mul on tegelikult juhe järgi praegu. Näitab akut 11,5 volti ja tegelikult töötab ka ilusti see vee oma, kuigi kui ma siit august vaatasin, siis ta ei olnud, ütleme, täiesti täis, aga üpriski siukene võib-olla 3-4 sentimeetrit ülevalt piirist ja siis näitas mulle ta pool paaki justkui puhast vett, et võib-olla see andur ka veidikene valetab. Aga ma praegu mõtlesin jah, et kuna ma pean selle vee nagu nii välja laskma siit, et ma ei taha, kui siin palavad ilmad tulevad, et see vesi hakkaks siin haisema või roiskuma. Ja siis ma mõtlesin, et ma keerasin kraani praegu soojavee poole peale. Ehk siis ma lasen selle puhta vee, lasen boilerist läbi. Ehk siis äkki natukene loputab need torustiku ka puhtamaks. Et ma ei pannud ühtegi pesuainet sinna sisse, lihtsalt puhta veega. Et tal on küll siin all põhjas on ka need korgid olemas, mille ma tõmban ka pärast välja, et siis saaks need paagid täiesti tühjaks. Ja siin all kapis on 2 seda kollast kraani siis, mida lahti tõmmates jookseb boiler tühjaks ja kogu see kraanisüsteem. Et vaatan, lasen kõik selle vee tal ära joosta nii palju, kui ta tuleb. Lasen siia hallipaagi sisse ära ja pärast lasen hallipaagiga tühjaks. Et lihtsalt siukene väikene puhta veega loputamine. Vaat, aga lasen need asjad ära joosta. Ja ilmselt ma siis mingi aeg ikkagi ostan uue pumba. Äkki on pumba viga. Samas, ega ka see salongi aku tõesti ei ole kõige parem, et võib-olla ka see mõjutab, kuigi mul on tegelikult praegu, kui ma õigesti mäletan, peaks olema laadija järgi. Ehk siis tegelikult ei tohiks väga palju mõjutada, ma võin korra proovida muidugi, kui ma panen. Et kuule, taga äkki ongi isegi, sest ma panin praegu valguse kustu. Ja veesurve tõusis, mitte küll palju, aga ütleme niimoodi, pump juba hakkas teist häält tegema. Kui ma ei tea, paljus kaameras kuuleb. Ligemale, et mul valgus põleb aine. Ja kui ma panen nüüd et kõrvaga on tegelikult kuulda juba vahet ja tegelikult veesurve läheb ka ülespoole, et ma kardan, et mul on see originaallaadija tal veel tegelikult vahel ja sellel juba ükskord mul põles kaitse läbi, ehk siis võib olla see, et ta ei lae tegelikult mul salongi akut. Vaat selle peale nagu ei tulki, pump lihtsalt ei tööta maksimumvõimsusega. Ehk siis ma proovin kõigepealt, ma mingi aeg võtan selle laadija sealt alt ära, panen selle uue laadija, mis ma ostsin. Laeb korralikult salongi aku täis, aga fakt on see, et mingi hetk ma pean selle uue salongi aku ka ostma. Sest et see ei ole ka esimeses nooruses enam. Aga jah, nüüd praegu hetkel nagu tegelikult tuleb isegi täitsa okei survega. Aga selge, ma jään siit vett välja laskma ja siis mõtlen veel, kas mul on midagi filmida või mitte. No nii, lasin vahepeal kõik veed ilusti välja. Bussist lasin nii boileri kui ka veepaagid tühjaks. Aga kui ma siin veega lodistasin, siis ma võtsin siit köögi alt selle kapi lahti ja avastasin, et sinna oli väike vesi maha tekkinud. Ja hakkasin siis taga ajama, et kus koha pealt need veetilgad tulevad. Ja selgub, et siis nii-öelda segist sisse minev see messingust või vasest, siis see toru on ise kusagilt
kergelt katki või siis mingi keere lekib seal. aga noh, ta tuleb siukene, ütleme iga 10-15 sekundi tagant üks väikene tilk, et õnneks ta mingi meeletu leke ei ole, et kohe karjuvalt peaks tegelema hakkama, aga noh, fakt on see, et ta ära teha tuleb, sest et ega see hea ei ole, kui sinna kapi põhja vähekene tilk tilgaaval vett tuleb. Et ilmselt peab vaatama mingisugune hetk, mis need matkaauto nii-öelda kraanid maksavad siis, mis on lülitiga versioonid. Vot. Aga ilmselt hea uudis on see, et pumpi ikkagi tuksis ei ole. Pigem on salongi aku, see, mis on nõrk. Et vaatan, mis sellest asjast saab. Et aku on nagu nii vaja uus osta, siis ilmselt ostan mingisugune hetk uue aku ja katsetab, mis ta siis teeb. Vot, aga ega mul siin rohkem midagi filmida ei ole. Millal järgmine video tuleb, seda ei oska hetkel ennustada, sest et kuniks meil seda pehmet mööblit ei ole, mida siia sisse panna, siis seni me ülevaatusele minna veel ei saa. Ja sükse pisemes nokitsemise nagu need ukselingi katted, need on. Et neid saab veel mingisugune hetk teha, kui õues jälle ilmad soojemaks lähevad, et praegu on jälle sükene 10-14 kraadi sooja ja meeletu tuul, et tegeleb sellega siis, kui ilmad ilusamaks lähevad. Vot. Ja lisaks kõigele on siis ju see, et varsti on jaanipäevad käes, siis tulevad need jaanipühad asjad. Et siis asjad natukene jäävad nagu nii toppama. Et jah, kui leian materjali, mida filmida, siis tuleb ka järgmine nädal teie jaoks mingisugune video. Kui ei ole filmida, siis lihtsalt peate ootama, kuni meil asjad edasi saavad areneda ja saame siin edasi toimetada. Vot. Aga seniks olge ikka muhedad, likeige, share'ige, tellige kanalit ja andke siin kommentaariumis siis enda tagasiside ja igasugust infokilde. Nii et näeme siis juba järgmiste toimetamistega. Tšau!